15 noort ja andekat teadlast on TalTechil plaanis Eestisse meelitada, eks ikka selleks, et tuua talente siia ning anda eestlastele võimalus õppida välismaa kolleegidelt. Meil on probleem olnud doktorantide jätkusuutlikkusega. Siin Eestist väga neid peale ei kasva, et sellest oleme otsinud välismaalt ka neid. Nüüd see projekt on väga mainekas, et me loodame, et sellega võimekamaid ja tublimaid kandidaate just Eestisse meelitada. Et saada selle teadus- ja arendusprojekti jaoks Euroopa Komisjonilt rahastust on vaeva nähtud pea 5 aastat. Noorte talentide Eestisse toomine on küllaltki kallis, projektile kulub ligi 4,5 miljonit eurot. Euroopa Liidu toetus on 2,4 miljonit ning ülejäänu kannab TalTech ise. Ühelt poolt on lootusest võib-olla osad neist jäävad pärast enda doktorikraadi kättesaamisse Eestisse, et meie elu edendama, et kas siis siia ülikooli või firmasid looma või siis Eestis firmadesse. Ja siis loomulikult selle protsessi vältel, et nad toovad ju enda kogemuse, enda vaatenurga, et neid mitmetahulisi probleeme lahendada ja siis kõrgema tasemelist teadust teha. Aga ükski Eesti väike riik ja ükski riik ei ole edukas tegelikult ainult iseenda sees, et eriti Eesti puhul ja kui me vaatame näiteks Tehnikaülikooli puhul meie teadustulemused, publikatsioonid, mida me avaldame 2/3, ligi 2/3, 65% on avaldatud koostöös teiste välismaa partneritega. Puudu ei ole Eestis mitte ainult teaduritest, vaid ka praktiliste oskustega spetsialistidest. Et seda puudujääki leevendada, peaksid pooled Eesti tudengitest õppima rakenduskõrgkoolides. Meil on puudu erasektoris teadlasi ja insenere 2 korda, et eesmärk on 4,5 väga jämedalt 1000 elaniku kohta, täna meil kusagil 2,5. Meil on puudu doktorikraadiga inimesi, meil on umbes 1,5 korda puudu, mis on meie eesmärk. USA president keelas sealsel tippülikoolil Harvardil vastu võtta välistudengeid. Kas selline suhtumine toob meile eeliseid ning saame akadeemikud kergemini Eestisse meelitada? Jaa, päris kindlasti, sest need teadlased, olgu nad doktorandid või ka teadlased, kes on Ameerikas ja kes muidu mõtleks minna Ameerikasse, kes võib-olla plaanivad, loovad kontakte, vaatavad ringi mujale ja ma usun, et Eesti on järjest rohkem saamas sellise kohaks, et vaadatakse ka siin. Eestis oleme osades valdkondades jõudnud suisa olukorda, kus tööandjad näevad ainsa lahendusena spetsialistide sissetoomis kolmandatest riikidest. Meie enda haridussüsteem ei suuda meie rahvaarvu juures piisavalt nende valdkondade asjatundjaid koolitada. Üks asi on inimesi aga siia tuua, teine asi neid ka siin hoida. Mis oleks Eesti riigi jaoks veel odavam tegelikult, kui meil on tulnud siia keegi välismaalt magistriõppesse, tema eelmine riik on maksnud kinni, tema eelmise hariduse, isegi jätame lasteaia, eks ole, ja algkooli ja põhikooli, võib-olla ka bakalaureuse õppe. Tuleb meile magistrisse, lõpetab spetsialistina, võib-olla jääb ka doktorantuuri ja miks me siis ei pinguta, et see inimene jääks siia pärast tööle. Valitsus kiitis mai keskel heaks ettepaneku valmistada ette välismaalaste seaduse muudatus. Sellega plaanitakse luua oskustöötajate erand, et ettevõtted saaksid vajalikke välisspetsialiste paindlikumalt kaasata. Kui mõelda, et järgnevatel aastatel jääb Eesti tööturul igal aastal puudu umbes 1400 tippspetsialisti ja 700 oskustöötajat, siis on selge, et Eestil on veel pikk tee minna, et tööjõupuudust parandada.